Sa ei saa hakkama enda tööga või? Kus ma enda pasa panen sinna? Jälle tuled elama, pane enda pasa. Kuradi, ma tööle tulin. Mis see on? Surfamas käisin. Jah, tänapäeval kutsutakse surfama. Palju me löösma peame nüüd siis? 29, lõpeta ära. Kuule, ma olen traktorist tagasi. Ma lõpus pole veel kindel, teeme need 2 ära, siis vaatame seda. Aga mis meil on rollid muutunud, mina pean küll tõmbama. Sul on küll pullers on või? Jaa, pullers või? Tule välja. Noh, kuule, katki läks. Midagi perse siis. Panen 5 kinni või? Jah. Palju siin on sees? Kuule, see on otsas meil ju. Piip, kuule. Nii olegi midagi sees enam ju. Ei, ta oli enne siin. Kui meil? Siin kuskil. Oli jah. Aga miks sa enam seda lennukiga ei pritsi seda fentanüli? Ma arvan, et see on odavam. Ei, see on kallim. Ei, no see on odavam kui lennukile. Ei, see on head. Aga võib-olla see on odavam, aga graanuliga on ju rohkem lämmastikku. Saanud küll juba. Okei, ei saa. Kui ütled, et on saanud, siis on saanud. 1. Nahvi. Ei ole siin pole midagi sees. No mis asja, ne? No paneme niimoodi. Läks. No küll. Ei, see on väga hea. Mul on mingi tokka siin kuskil. Mingi võss on ees. Aga kus see rauaste junn on? Vee all juba. Ongi või? Korra siis on palju või? Kõik, kui nüüd ressi lahti. Ma panen ressi ja ma teeks selle lahti, siis ma panen teisalt alt selle lahti. See tiik on nüüd tühi ja me siia vetti taha panna, aga meil pumpab sinna liiga palju. Ei kurat, see on jama, et ta siia hakkab tulema. Ta korraks tuli sinna, aga nüüd tundus, et jäi seisma. Ma arvan, ta hakkas sinna tagasi minema. No see toru kuskil siit läheb 8. Ma teen seda veel, ma tegin 20 seda juba, aga ma teen veel seda. Tuli nii kergelt nüüd. No survet ei ole seal ju. Ei no meil on eesmärk on, et meil ressi ei läheks vett, et see tuleks siia tagasi. Aga väga hea jah. Siia ei tule midagi. Ja ta läks tühjaks jälle. Ehk siis ta seal maal liigub. Kus ma panen ta? Aga mul on ketid ka sellele pakole. Ma panen siia maha ja siis ma ketiga tõmblen ta. Nii. Kuule, aga siia äärde ei saa panna ju. Ma pean ikka kuuridi suurema, ma pean suruma ta sisse, siis ma arvan. No ütleme siit. Niimoodi panema. Ja. Ei, aga võta väikene ja pane lihtsalt Siit sinna või? siit sinna äärele. 1, 2, 3, 4. 4. Kuule, ma vist on lühikese ikka. Sama rühma selle häiret
Matteo pesi tesa vu. No, see keti siit ära on võtnud. Ilgelt ja võtame sealt asjad ära, kust asjad on. Ja ärme ütle kellegile. Ei, väga hea. No nüüd saab keerata küll siin. Siin põllul on siuke probleem. See on... Kenga auto nüüd. See on selle suure sektsiooni kõige madalam koht. See tähendab seda, et kui siin nüüd see vesi tõuseb, eks ole, noh, kui meil põldudest see põllust tuleb vesi läbi, siis see läheb siia kanalisse. Ja kui seda vett on liiga palju siin, noh, tulemus on siin, eks ole. Et kui meil siin see suur vihmasadu oli, siis see tegi selle valli katki. Ma teen nüüd selle valli terveks, kõrgemaks, et vesi põllul ei läheks. Sest noh, siin ei ole kotonit, siin ei ole vajat. Põkaga on siin, no, sama kabi on ju, uus põld, eks ole, aga probleem. Vaata. Liiga palju. Mul see põhke, mis siin põlla peal on, ja siin on ka hunnikud jäävad siia. Ehk siis, no tegelikult on see, et teremees tahaks kõik need viljapõllud ära põletada. Et no siis seda põhku ei oleks siin enam. Aga siin on see, et tema ülemus siis jah. Pigem on jah. Tema ülemus ei taha seda põletamist, seega me peame mingi pasaga tegema. Ta praegu siia ei saa tulla, seega Filipe võtab mind jälle peale. Aga siin need hunnikud on ikka päris suured. Sellest koguneb, ongi see, et nagu ma saaks panna selle kabja kõrgemale, et see ei koguneks, aga siis me ei lähe nagu piisavalt sügavale, eks me ei kobesta seda. Ja sellepärast me tegimegi selle randaaliga. Näiteks see on ainuke põld, mis ei ole tehtud selle randaaliga. See põld on näiteks tehtud randaaliga. Seal vaata, seal ei jää see kinni. Aga siin pole tehtud, siin jääb kinni. Kui see hunnik mul seal kabja all oli, ega see kabi liiga sügaval ei läinud ka siis. No see on põlvekõrgune hunnik. Näed, siin on kottoni juured, eelmise aasta kottoni juured on siin enne. Põhkani. Sa oled õnnelik, et siukse sita kokku tegid. Ei, no ma tegin seda, mida ma teha sain. Ma alguses tulin siia, panin pöörde madalamaks. Põka jaksas. Siis vaatasin mobileed, ma vaatasin sarja. Üks hetk vaatasin, et kurat kabi on sitta täis. Siis ma panin pool pöörde ülesse. Ikka oli jama, panin jälle pool pööret. Ja siis oli alla boss. Aga mul jäi see kõik malts ju traktori alla, ma seisin põhimõtteliselt jukse kuhja peale. No jaa. No ma räägin, kui Sandro tuleks selle kabjaga siia täiesti metsast. Aga jaksad või?
Vopsi vende! Pane veele! Ei jätse vä? Vana sitt. Õudne. Õudne. No mis head möksid need on? Väga hea, et see... Oleks see kurdi koos voljaga võtnud sinne. No kus see kumb pidi kinni on? Niimoodi kinni. Mis see on? Herbicide. See on tõenäoliselt sellele, kui see umbrohule. Seda pidi ka võtma. Mis see on? See on ka herbicide. Need on mingi erinevad. See võib-olla on siis putukatele või? Herbicide. See on ka nendele umbrohule, putukatele, fungi, ei tea, mis see on. Eks kõik on head möksid, kõik tapavad. Kui sa nüüd küsid, et mis kuradi kabla see on? See on pump. Sellega saab võtta vett ühest tiigist ja panna teise tiiki. Sest kunagi manager isegi ütles, et kunagi tehtigi seda niisutust sellega, et oligi see, et ühel põllul oli siis mingi 3-4 sektsiooni ja siis pandi see pump sinna tööle ja siis need said valmis ja siis pandi see pump järgmisesse sektsiooni. Kunagi tehti sellega, aga see oli siis, ma arvan, et Jeesus oli ka elus siis veel. Siis kui Jeesus elus oli, siis niisutati selliste asjadega. Nüüd on meil plastiktorud. Kusjuures, vaata meil praegu on need plastiktorud on ja kunagi tehti alumiiniumtorudega. Mõtle siin soojas, alumiiniumtorudega. Et alumiiniumtorudel oli see õige kurv oli juba sees, eks ole, ja ma mõtlen, kui kuradi kuumad need olid. Meil praegult ongi see, et vaata ühe korra rääkisin, et oligi hea, et tuli see vihm on ja siis meil see niisutus läks nii-öelda nagu hästi kompaktseks. Aga ma ei tea, mis jama on. Nüüd on meil jälle see nii laiali, sest kui meil see kompaktne niisutus oli, siis me tegime niisutuse 5 päevaga või. Praegult on see, et mingid mõned põllud, siis praegult on meil põhimõtteliselt 2 päeva nii-öelda vaba. Üks põld töötab, aga Filipe tegeleb sellega. Siis on põhimõtteliselt 2 päeva vaba, siis hakkame jälle pihta. Eks praegult meil kestab see umbes, ma ei tea, 9-10 päeva. Midagi sellist, terve niisutus. Aga tegelikult saab 5 päevaga hakkama. Kui muidugi see 5 päeva, see oli siuke, no 6 päevaga oleks nagu siuke normaalne tempo. 5 päevaga oli liiga palju tõmblemist, seda pole vaja. Ilgelt palav on. Aga meil tuleb siin 45-46 kraadi. Täna on kolmapäev, esmaspäeval tuleb. Nädala pärast. Aga eelmine aasta vist oli umbes samal ajal. Kuradi kõrvu või? No ülikõvane. Sõitsin aeglaselt ja hallo boss. Väga hea. See töö delegeeriti edasi. See mulle meeldib. Mina keeran persse.
keegi teine teeb korda. Väga hea. Jääb siia. Mul on uus kavi on taga, välja. Aga siin vaata, kuidas siin niisutavad. Siin on nagu see koton, mis nagu justkui on nagu mõeldud see koton, vaata kui me neid seemneid panime ja külvasime, siis niimoodi pannakse kotonit, et kui nii-öelda kuivale maale, ehk siis, et vihmaveega ainult siis. Aga vaata, siin on siuksed asjad nagu, no siin kutsutakse neid pivotiteks. Aga ta nagu käib ringi ratast siin ja pritsib niimoodi. Siin niisutatakse niimoodi. Ja vaata, siin on kohe näha. Kohe niimoodi joon on, vaata. Seal on nagu, Slotton saab vett, aga siin ei saa. Seal saab vett, siin ei saa. Normaalne asi ikka. Meile tegime selle põkkaga, eks ole, ja proovisime. No tegelikult see on see põld, mida on selle Eesti mõistes siis rondaaliga juba tehtud. Ma näitan sulle, me proovisime seda, vaata, kus mul see stubel jäi. Põhk jäi kinni. Ühe tiiru tegime edasi-tagasi kus pärmega, sellepärast filmida ei saanud. Ja no vaata, siuke asi jäi. Ehk siis ta ikkagi, noh, tegelikult ta ei kogunud seda, kui ma ümber pöörasin seal, siis ta kurat võttis kõik siuksed pasa ja ega noh, ehk siis ei saa teha. Ma ei tea, mis nad selle põlluga teevad. Võib-olla panevad põlema. Kõrd meil hommikul öeldi, et kiiristi vaja minna. Tuleme siia mitte mingi ükski pumpi käia, ega mitte midagi käia. Õli on või? Õli on. No ma pean üritama. Oota. No pane, jah? Traktori mootor, jah? Poole peal hea küll või? Hea küll. Kuulantit vaatasid ka või? Ei. Nagu nii vana sitte, jah? Seal ei ole midagi või? Ühtegi voljat jälle seal või? No ma teen kraani lahti juba. Kurat, siin on normaalselt kädrat. Mis siin on siis minutiga? 11 liitri, 5,5. 5,5. Taks, 1 taks. 10. No jaa, liiga vähe. No ei pead. Aga see oli täiesti tühi. Ei ole või? Ei ole. Täiesti täis või? Kui täiesti täis on? Kaua moto või? Minu arust seda saab lüpsta juba. Võimalik. Teeme 5 minta, hakkame 8 pihta. Siis me saame ühe vahes veel teha. Me ei viitsi traktoris olla. Siis meil on see, et me enam Philippiga ei viitsi traktoris olla. See on liiga igav töö. Et siis on põnev, kui midagi juhtub. Philippe, mis sul eile juhtus? Ref läks katki. Miks ref katki läks? Soe oli õues. Väga soe. Philippe sõitis refiga traktoriga selle kaabja pihta ja nagu kuradi sulavõi tuli ära sealt ja Philippe põka taga on uus ref. Kurat, see uuel on ikka normaalne muster. Kurat, see mingi normaalne muster ikka. Sellega puhtapeetis.
rehve küll. Kuradi palav siin on. Filipe seal praegult traktoreerib. Näed, mida Filipe teeb, on see, et see on see, mis on siis, kui Filipe pole üle käinud. Ja see on see, kui ta on üle käinud. Ehk siis, mida ta tegelikult teeb. Vaata, kui mina kobestasin, siis kui ma läheks selle peale, mida Filipe praegu silub, siis minu traktor hüppaks niimoodi üles-alla. Ja siis see tähendaks seda, et see kabi käib ka üles-alla, aga seda me tahame kogu aeg nagu ühtlaselt sama sügavalt. Ehk siis Filipe teebki nii-öelda selle siledamaks, selle põllu. Ja siis minnakse läheb see minu traktor, millega ma tegin, eks ole, see kobestab lahti ja siis tuleb Sandra vaguda, teeb vagud. Aga praegu me läheme lüpsma. Filipe teeb ühe edasi-tagasi veel, siis on see põld valmis. Kus ta hüppab ikka seal. Mulle teeb väga hästi siledaks selle tee. Kauboi. Tule mu juurde. Kauboi. Tule mu juurde, kauboi. Kõva ümber. Noh. Oi, kus see Charraid hüppab talle. Fuubliet. Üks tünn on tühji. Võtame teise tünni. Näibled on jaameks. Näibled on väga jaameks. Mis siin on nüüd? Kus ma panen selle? See on ju isane ja ilgelt jaan kätega teha seda. Fentanüüli on vaja. Mul ei ole mingit tööriist. Äkki ma saan selle panna. Fentanüüli tuleb. Aga ja siin on jah siuke süsteem, et no ta lükkab nii palju siia kui saab, aga see pall on see, mis siit nii-öelda kontrollib, et kui pall on all, siis tuleb hooga, kui pall on üleval, siis ta jääb seisma, et siis see on nii-öelda nagu see automaatne segisti. Automaatne segisti. Voolab ja. Vaguda. Tee neid vagusi. Pane talle vauale. Mõnus. Vaata, kus keerab. Äge pill ikka. Aga mis ta nüüd teeb? Küduse mees, kauboi. Kauboi tuleb. Ja kauboi tuleb. Mis sa näitad? Näe lill. Ja lille no. Botton. Arvad, lillest ei tule midagi siis või? Lill on see emane siis või? Või see on isane või? Siin sees on Satan või? Satan või? Mandarin. Mandarin. Satan, tule välja juba, ma ei viitsi jätame. Kaua me niisutame siin? Aga juba saab riidet teha või? Märg on nii? Vaata, palju me niisutame seda. Näe. Pilv on seal. Vaata, kuidas tuleb. No ütleme niimoodi 30 meetrit siit. Ja tuleb lähemale. Filipe on seal.
mõtlesin, ta läheb pane käiku juurde, ta sõidab päris kiiresti praegu vist. Sest selle põkaga on see, et kui vihma sajab, siis see läheb nii täis. Oi kurat, see tuleb hooga juba 20 meetrit. Ai kurat on jaa. Filipe kiiremini. Ma juba sõitsin sellest Viljas, sõitsin korraks läbi. Ai tuleb, Filipe. Ai kurat, tal on minna. Ja jõudiski lõppu. See tuleb 3 sekundi. Oi kurat, kui kiiresti ta sõidab. Ta kuradi hüppab ikka seal. Vaata, kus hüppame. Tuppa. Kauboi, kus su müts läks? Praegu seal põllu ääres sajab normaalselt. Markus peaks käiku juurde pannud. No tegelikult vist oleks jõudnud. Mekaanik ostis endale kurat Pässa-Riksi tuled ette. Vaatame, kas kurat töötab. Kurat ma panen endale ka. See numbri tule peale. Siia niimoodi. Sepsti. See on kurat känguruusi kaugelt näha. Põleb. Auto tuleb küll põleb. Ja, no see praegu on onni peale, kui ma panen offi peale. Kindel, et sa siin õigesti pidi ma ei tea? Ma võtsin minu auto tule. Sa pead selle korda endale saama. Ma võtan selle täistule välja. Ma võtan seda. Ei, ma nupust ei võta sellest. Kangist ka saab. Mõlemad läks kinni või? Nii. Aga kas... Ma saan selle... Jah, läks kinni. Kinni jah. Ehk siis kõik on korras või? Mul vaja sellist ära sobitada. Aga põhjus ma saan selle nupulist ära ka peita, kus teile roolida on kõik ja me ei pea seda rohkem nähtama. See leed ma arvan, et see ära pool tuled jah. Jah, teoris jah. Ei kurat, mis? Mis kuumas see? Mis su kuumas? Mis su kuum on? Ei klaas. Ei no muidugi, kui nüüd tuli ju, halogeen ju. Ahah. Aga hea reisk. See lõpp veel. Mida ma sul ütlesin? Pane kindlasti see endal ka. Ja mida sa teed? Lohv pane peale. Kas suve tuleb? Peidus on jah. Aga tegelikult mul ei ole ruumi sinna. No kui inspektor muidugi tahaks näha, kus sul lüliti on. Ma näitan talle. Pane taga on. Kui ülevaat sul lähed, võib-olla tahab sul näha. See valge on küll, Ei no võrreldes sul nende täistuledega. Lihtsalt ma ei saa. Ei no ma mõtlengi, et pane nagu need. Ei no see on ikka näha, et see on ikka valge, vaata. Kuradi Pässa-Rikse. No Pässa-Rikse. Ma olen. Ei no mis asja? Aga praegu näitab maha või? Vaata, ma ju seisan niimoodi, et ta näitab maha. Kuule, see on väga normi või? Sa lülitit ei saa vajutada praegu, on ju? Saan ikka enne, kui vajutasin. Ei no, see on väga normi või? Jaa. Aga ma panen enda tuled korraks. Ei, mul tahke seda. Vaata suurte läbi. Ei no tegelikult suures pildis samane. Ei, see on väga laadne asi see. Poodi lähed homme, kuule võtta mulle ka. Vaata, me saame ülevaatuse. Võib-olla viisi kõrge. Pumpa alustab. Kord ma pole seda pumpa kunagi ise alustanud. Kus sul õli on? Teise poole. Oled see või? Ei ole. Nii, siin pidi kõigepealt selle panema. Tilgub. No ma ei leia su õli. Mis see on? Just isolaator. Tuleb vesi. Jaa, vesi voolab. Aga jaa. Tuleb vesi voolab. Aga jaa. Need põõsad on juba nii suured. Tegelikult ei saa aru, kas vesi on läbi tulnud või ei ole.
saad aru, vaata. Vesi liigub, aga kus kohas see vesi välja tuleb? Seda ei tea. Siin me lihtsalt põhimõtteliselt aja pealt vaatan. Esimene oli siin mul 11 tundi. Siin oli 10 tundi. 15 minuti pärast peaks valmis olema. Teeme 45 minuti pärast. Siin ongi teed see, et vaata ühe korra ma mitu korda sulle rääkinud vist. Vaata siin põllu keskel on meil need andurid, mis ütlevad, kui palju seal põllu sees nii-öelda niiskust on siis enne. Alustame siis sellest, et eelmine aasta oli see niisutus niimoodi, et algas niisutus pihta ja siis põhimõtteliselt niisutuse lõpuni oli kogu aeg sama järjekord põlludel. Ehk siis ongi see näiteks, et sa 40-tega alustad ja siis pärast 70-tega lõpetad, eks ole. See aasta manager teeb niimoodi, et kuna ta teab, et niisutajad on sellised, et väga neid jälgima ei pea, eks ole. Siis ta keskendub ainult sellele, et saada see põld nii kuivaks kui võimalik. Niimoodi, et ilmselgelt sottonit ära ei tapaks, aga niimoodi, et ta oleks võimalikult kuivaks ajada see. Ma arvan, et siis paremat saaki või, ma ei tea, kas on saagi pärast või vee pärast ei saa olla. Ikka saagi pärast, jah. Et siis võib-olla saab paremat saaki. Ta näitas mulle kompuutris, et see on ikka räigelt nutine asi. See andur, mis seal põlla keskel on, iga 10 sentimeetri tagant on see nii-öelda omakorda andur siis nii-öelda kuni 70 sentimeetrini. Iga 10 sendi tagant on see andur ja siis ta sinna tabletti näitab tal seda, et kui palju see taim siis nii-öelda seda vett kasutab iga 10 sentimeetri tagant. Sest ongi mõne põlluga on see, et taim on hakanud võtma 50 sendi sügavuselt vett. Mõnel põllul on isegi 60 sendi sügavuselt ja mõnel oli natukene ka 70 sendi sügavuselt võtab vett. Ehk siis on päris nutine värk. Ja siis ta ütles, et ta see aasta üritab niimoodi teha, et siis keskendub sellele, et ta tahab ise sellest ka heaks saada siis nii-öelda. Kuigi peab labida mulda ka, aga kõik niisutused on tegelikult meil justkui nii-öelda erinevad. Mõned on lühemalt, mõned on pikemalt. Praegult on see kuumalaine ka siin. Päeval on mingi 46 või. Öösel on 28. Öösel on siuke Eesti suvine. Ütleme niimoodi. Sandra on seal. Sandra on seal põka peal. Kus Filipe on? Filipe on kuskil seal põka peal. Ma enam Filipele ütlen, et poole tunni pärast paneme mu lüpsikäed valmis. Hakkame lüpsma. No see vesi voolab päris jooga. Aga see ongi see, et ma ei tea, kus ta tuleb. Loll sottane. Vett küll talle. Vaata, vahepeal sadas meil siin vihma, on ju. Siis tegelikult see vihm on hea asi, aga samas ka halb asi siin praegu. Sest ongi see, et kui näiteks ütleme, hea asi on sellepärast, et vihmavesi on alati parem kui see vesi, millega me praegu siin teeme, et pane sa nii palju fentanüüli sinna vee sisse kui tahad, aga vihmavesi on ikka parem. Aga kui nüüd tuleb piisavalt vett, piisavalt siis nii-öelda vihma, siis see tähendab seda, et nii-öelda terve see põld, eks ole, saab ühel ajal seda vihmavett, aga kui me niisutama hakkame, siis meil on need sektsioonid siin, kui palju kuidas me niisutame. Ehk siis ongi see, et see andur on kuskil siin esimeses sektsioonis. Et kui näiteks peremees tahaks nii-öelda selle põllu ka nii-öelda siis võimalikult piirajas ajada. Taimel oleks ikkagi vett, aga et ta oleks piirajas, et ta kasvaks. Siis ei saa seda nii hästi teha, sellepärast, et see terve see põld sai ühel ajal vett. Ja see tähendaks seda, et kui nüüd ajada see andur täiesti piirajasse, taim piirajasse, siis näiteks see, mis me nüüd siin sisse paneme, see saab siis põhimõtteliselt 20
30 tundi hiljem vett. Jah. See viimane sektsioon saab 30 tundi hiljem vett, ehk siis see on väga halb, sest põhimõtteliselt ongi siis nagu päeva siis nii päeva aega, sest ta on nagu kuivab, vaata. Et siis ei saa seda maksimumes kuivatust teha sellele ja niisutust ja kõike seda. Ehk siis vihmane ja siia albasi siin. Ma ei tea, kas sa said aru, mis ma mõtlesin. Kordame üle. Kui vihma ei tule, siis saab teha seda, et viia taime võimalikult nii-öelda stressi ääre peale, et ta võimalikult hästi kasvaks, võimalikult suureks kasvaks. Kui vihma tuleb, siis terve põld saab korraga vett, aga me niisutame ikkagi sektsioonidega. Ja siis peab nii-öelda seda, kui selle esimese sektsiooni peab varem peab niisutama hakkama, ehk siis põhimõtteliselt mingi 20 tundi varem kui tegelikult. Siis ei saa viia seda taime maksimumes stressini. Justkui lihtne, aga kui tahta nii-öelda nagu efektiivsust, kui on efektiivsust vaja, et taim oleks ka efektiivne, annaks võimalikult palju sotonet, eks ole, siis on ikka nutine värki. Aga mina olen lihtsalt backpacker, mina vaatan vett. Mina vaatan vett ja vesi voolab, vesi voolab. Panen pumpasi käima ja lüpsan. Helistan veel piibule. Kurat, kus võitleb tuulega, kus on mõtt.